Öeldakse, et halvad hambad võivad olla valusad, kuid 2 Texase hambaarsti jaoks muutus ühe patsiendi pettumus surmavaks kinnisideeks. Sõjaveteran, kes oli ilmselt raevunud, et tema uued proteesid ei sobinud nii, nagu ta soovis, möllas hambaravi kabinetis enne, kui läks oma veoauto juurde ja tuli tagasi relvaga. Las ma võtan kinda, Chad. Tere, hoia juuksed eemane, jah. Mul on praegu MS-liinil. Hiljuti avaldatud Smithi maakonna šerifi asetäitjate kehakaamera salvestis näitab hädaolukorra reageerimist kaootilises olukorras ning pingelisi hetki, kui tulistaja vahi alla võeti. Liigu tagurpidi edasi! Liigu tagurpidi edasi! Ei räägi. Hoia käed all! Lihtsalt kõnni tagurpidi! See on Inside the Crime, mida esikleb Law and Crime. Mina olen Elizabeth Milner. Kui see patsient ilmus hambaarsti vastuvõtule, teadsid hambaarst ja personal juba, et peavad ettevaatlikud olema, kuid keegi ei osanud aimata, mida patsient järgmisena teeb. On 16. märts 2022. Oleme Texases, Tyleris. Kohaliku Affordable Dentures and Implants Clinicu patsient tekitas kaost. Juhtumi raporti kohaselt kirjeldasid õed patsienti kui keerulist. Ja sel päeval kavatsesid arstid talle öelda, et ta peab leidma endale uue hambaravikliiniku. Šerifi büroo tuvastas patsiendi kui 42-aastase Stephen Smithi. Ja Stephen ei võtnud seda uudist hästi vastu. 59-aastane Dr. Blake Sinclair ja 75-aastane Dr. Jack Burrow püüdsid väidatavalt takistada Stephenil ettevõttesse tagasi tulemast. Siin on, kuidas politsei raport kirjeldas esialgseid 911 kõnesid. Tsitaat. Helistaja teatas, et mees kakles töötajatega koha peal, lahkus sõidukiga, millel oli Texase numbrimärk. Helistaja teatas, et isik tuli tagasi ja tulistati. Saadi kõne teiselt inimeselt, kes ootas ettevõtte juures väljas. Helistaja teatas, et isik on valge mees, umbes 40-ndates, kes istub tema kõrval olevasse sõidukisse. Ta on valges uuema mudeli Toyota pick-upis, mis suundub läände Walmarti poole. Teatati, et tema abikaasa on koos oma emaga ettevõtte sees, kuid uks on lukus. Mõlemat arsti tulistati. Kui šerifi asetäitjad sündmuskohale jõudsid, leidsid nad mõlemad mehed sissepääsu juures põrandal lamamas. Siina! Kas sul on rätikud ja muud asjad olemas? Ma pole isegi poltergeist. Hei! Las ma võtan kinda, Chad. Hei! Hoia oma juuksed eemane. Jah. Mul on praegu MS-liinil. Okei, kus ta seda kuulis? Meil on 2 inimest maas. Mis nimi on? Doktor. Burrows, Jack Burrows. No olen. Lihtsalt üritan näha, kas saab. Ase-šerifid aitasid sind elustada, kuni meedikud kohale jõudsid ja said üle võtta. Dr. Sinclair ja Dr. Burrows viidi mõlemad haiglasse. Law and Crime'i hangitud dokumentide järgi kuulutati Dr. Burrows saabumisel surnuks. Dr. Sinclair viidi kiiresti erakorralisele operatsioonile ja oli intensiivravis, kuid ta ei jäänud ellu. Tagasi hambaravi kabinetis alustavad uurijad oma uurimist. Sündmuskohalt leiti 4 padrunikesta. Ase-šerifide sõnul tulistati iga ohvrit 2 korda. No mis siis? Oma kabinetis. Tema paremas käes. Siin vahepeal oli luu täielikult läbi lõigatud. Tundus, et ainult nahk hoidis seda koos. Ma olen. Lihtsalt vaatasin. Nii et vähemalt 2 lasku olid tema paremal poolel. Mis oli tema esimene samm, kui ta siia jõudis? Nii et Teresal. Nii et üks oli kohe seal ja nad olid ta juba küljele keeranud. See oli kohe siin. Tema oli samuti külili. Aga nad käskisid meil ta selili keerata, et teha rindkere kompressioone. Ma lähen. Ma ei saanud siit välja. Jah, nagu ma ütlesin, tema kätt hoidis koos ainult nahk. See oli see, mis oli just siin. Ma arvan, et nad said selle kätte. Okei. Millise kallal sa töötasid? Ma töötasin selle kallal. Ma arvan, et see oleks teine ohver. Okei. Nii et kui ta sisse tuli, oleks see number 2.
okei. Ja sa ei tea kellegi nimesid ega midagi? ma ei tea midagi. Sa lihtsalt hakkasid kohe temaga tegelema? Philippil palutakse anda sulle kogu vajalik teave selle koha kohta. Sinna Tyler valmistubki minema. Siis sa vaatad, kuidas ma selle lahti keeran. Nii et ma arvan, et esimene asi, mida peame tegema, on proovida ja laadida paar palli. Läbiotsimismäärus vahistamismääruse jaoks. Alusta läbiotsimismäärusega ja siis saad teha oma vahistamismääruse pärast seda, kui me ta kätte saame. Või võid teha läbiotsimis- ja vahistamismääruse, kuidas iganes soovid. Mis sai mi? Meil oli palju tunnistajaid. Kui üks tunnistajatest ütleb, et tema oli see, kes tulistas, siis on kõik korras. Jah, nii et ma pigem võtaksin vahistamismääruse, see võimaldaks meil sinna sisse minna. Kas mõni tunnistajatest ütles, et just see mees tulistas teda? Ma ei tea. Ma pole pidanud nendega millestki rääkima. Lase mul minna nendega seal väljas rääkima, sest ma just ütlesin talle seda. Keegi andis tema nime, nii et mõtle. Kuidagi Jay ei saa oodata. Tõenäoliselt oleks kõige parem töötajate olukorda kontrollida. Jaa, seda ma kavatsengi teha. Ma ütlesin kõigile, et nad ei tohi lahkuda enne, kui detektiiv on nad vabastanud. Meil on mõned detektiivid tulemas, et neid siin küsitleda. Et niil ei ole lubatud ajakirjandusega rääkida enne, kui nad on vabastatud. Ja siis ütlesin neile, et kui keegi neile järele tuleb, peab see inimene esialgu seal 31 juures ootama. Nii et kui sa tahad minna kontorisse, siis kui ma selle infokillu kätte saan, annan selle sulle edasi. Sest mida mul vaja on, tead küll, mul on vaja ohvrite nimesid. Ma pean teadma ühte neist. Niist on. Saab olema arst. Dr. Sinclair, mis iganes tema eesnimi ka poleks. Teine, keda nad mainisid, oli Blake Shelton. Kas sa ütlesid nii? Blake Smith? Jah, tead, mul läheb vaja. Ma toon sulle ohvrite andmed ja lisan tunnistaja nime, kes ütleb, kes meie kahtlusalune on. Jaa. Aga praegu, kui me saaksime vähemalt kahtlusaluse maja läbiotsimismääruse, siis me teame, et sõiduk on kindlalt tuvastatud ja ta on majas, mis on registreeritud tema ja naise nimele. Ning Swinford nägi, kuidas ta lahkus oma sõidukist ja läks majja sisse. Kuidas me teame, et tema on kahtlusalune? See on kõige olulisem asi. Kui nad helistasid Byron Warrenile, andsid nad tema sõiduki kirjelduse ja numbrimärgi. Jaa. Ja siis nad tulid ja siis ta läks majja. Numbrimärk tuli tagasi, nii et ta peatus. Jah, ilmselgelt oli ta täna hommikul siin, nii et ma arvan, et ta ütles, et ta on majas. Jah, see on hea. Nad ütlesid, et kahtlusalune läks sellesse sõidukisse ja lahkus. Ja see sõiduk peatus selle maja juures. Sain edu. See aitab meil majja sisse saada. Ja kui sa sellega tegeled, annan ma sulle ülejäänud info nii kiiresti kui võimalik. Ja. Ma saan sellega hakkama, okei, õige. See saab olema meie peamine. Tõenäoliselt tahab Taylor edasi minna. Ma tean. Ma võtan selle. Ma lähen. Ma võtan selle. Võta. Aitäh, Liisa. Jaa. Muidugi. Kas sa proovid? Ma tean, et teised 2 tulevad intervjuudele appi. Kas sa alustad personalist ja proovid saada neilt teada, kes kahtlusalune on? Kui meil on see infokild olemas, saad sa vahistamismääruse vormistada. Olgu. Mida veel sul vaja on? Lihtsalt, et keegi oleks kohal. Lihtsalt selle eemal hoidmiseks. Kui uurijad rääkisid tunnistajatega, hakkas lugu rohkem avanema. Siin on, mida juhtumi aruanne märkis intervjuus töötajaga nimega Ashley, kes ütleb, et anus elu eest. Ashley ütles, et patsient tuli täna vastuvõtule. Tema nimi on Steven Smith. Ta ütles, et ta on iga kord probleem, kui ta tuleb. Ta on oma raviasjus väga vihane ja pealetükkiv. Nad tegid Stevenile proteese ja Steven tuli täna neile järele. Steven kutsuti tagasi, et ta toolile istuma panna ja proteesid üle anda. Steven ei olnud proteesidega rahul. Need ei meeldinud talle. Ta tahtis oma raha tagasi. Nad kavatsesid talle raha tagasi anda. Dr. Burrus ütles Stevenile, et nad lõpetavad tema kui patsiendi ravi ja annavad talle raha tagasi. Steven haaras oma teised proteesid, mis tal olid, ja ütles teisele medõele, et ta peab need proteesid enne tema lahkumist kohandama. Dr. Burrus ütles Stevenile, et nad lõpetavad tema kui patsiendi ravi ja neil ei ole tema jaoks midagi enam teha. Steven vihastas, haaras proteesid kandikult ja viskas kandiku õhku. Steven lõi taime aknast välja. Steven tormas vihaselt toast välja, jooksis läbi ruumi ja üritas ust avada, kuid jooksis ukse vastu, sest ta ei keeranud linki õigesti. Ta vihastas ja paiskas ukse lahti. Ashley ütles, et hakkas Stevenile järgnema, et ta saaks pärast tema lahkumist ukse lukku panna ja takistada tal uuesti sisenemast. Dr. Burrows läks Stevenile järele ja ütles talle, et nad kutsuvad politsei. Steven istus oma veokisse ja teeskles, et lahkub. Siis tuli ta veokist välja. Ashley ja Dr. Burrows kõndisid tagasi hoonesse. Ashley nägi, kuidas Steven nende poole tormas joostes. Ashley jõudis uksest sisse enne Dr. Burrussi. Ta ütles, et tal oli hirm ja ta tahtis ukse lukku panna.
kuid ta ei saanud jätta doktor Burroughsi koos Steveniga õue. Ta seisis peauksel ja sel ajal tuli välja doktor Sinclair. Doktor Sinclair üritas Stevenile selgitada, et ta ei saa tagasi sisse minna. Steven muutus doktor Sinclairi suhtes jõuliseks ja hakkas teda lükkama. Doktor Sinclair lükkas Steveni uksest välja tagasi. Steven ei suutnud doktor Sinclairile jõuga vastu saada. Ja ta nägi, kuidas Steven võttis taskust välja relva. Steven tulistas korra ja suunas siis relva tema poole. Ashley ütles, et ta kukkus ukse juures põrandale, tõmbus kerra ja anus. Palun ei, mul on lapsed. Ta ütles, et Steven jooksis minema ja lükkas doktor Burroughsi vastu veepurskkaevu, mis kukkus seina küljest lahti. Seejärel tulistas Steven doktor Burroughsi. Ashley ütles, et ta kuulis 3 lasku, kuid ei teadnud, kuhu kõik lasud läksid. Ashley ütles, et ta nägi, kuidas nii doktor Sinclair kui ka doktor Burroughs kukkusid maha pärast seda, kui neid tulistati. Uurijad usuvad, et Steven Smith kavatses minna patsientide tubadesse, mis olid lukustatud ukse taga. Tal ei õnnestunudki sinna pääseda, mis võis päästa rohkem elusid. Teine Medode kinnitas seda, mida Ashley oli šerifi asetäitjatele rääkinud. Kui me intervjueerisime Medodeniki, kes ütles, et Steven Smith oli juba mitu kuud käinud kabinetis proteeside pärast. Ütles Nikki, et nad on Smithile mitu korda proteesid valmis teinud, kuid iga kord kaebas ta, et need ei ole õiged. Nikki ütles, et ta rääkis Stevenile, et ta peab rääkima oma arstiga, doktor Sinclairiga. Nikki ütles, et Smith hakkas järjest vihasemaks muutuma ja tõusis isegi mitu korda toolilt püsti ning seisis nende kohal, kui nad üritasid tema proteesidega töötada. Nikki ütles, et ta palus Smithil mitu korda toolile tagasi istuda, kuid ta keeldus. Nikki ütles, et kui doktor Sinclair tuppa sisenes, hakkas Smith doktor Sinclairile proteeside üle kaebama. Ning doktor Sinclair ütles Smithile, et tema arvates oleks parem, kui Smith läheks mõnda teise proteesikabinetti. Nikki ütles, et doktor Sinclair teatas Smithile, et nad tagastavad talle raha, ning Smith küsis, kui palju raha talle tagasi makstakse. Doktor Sinclair ütles Smithile, et ta saab kogu raha tagasi, välja arvatud see osa, mis kulus eelproteeside tegemiseks, kuna need on juba valmis tehtud. Nikki ütles, et Smith nõudis oma vormide tagastamist, kuid doktor Sinclair selgitas Smithile, et vormid hävitatakse pärast proteeside valmistamist. Kui detektiivid viibisid hambaravi kabinetis, suundusid teised Stepheni majja. Kui töötajad olid ta kahtlusalusena tuvastanud, läksid šerifi asetäitjad kontrollima, kas ta on koju naasnud ja nägidki teda sissesõiduteele keeramas ja majja minemas. Õiguskaitseorganid veendusid, et kõik majale viivad teed on suletud ja töötasid välja plaani, kuidas Smith ohutult majast välja tuua. Hoones sees on tunnistaja, et ta teeb lihtsalt märkme, see saab olema must poolautomaatne 9 mm püstol. Kell 3, ma ootan siin, kuni sa kohale jõuad, enne kui keegi elamule läheneb. Ma saatsin teile just pildi. Steven Smith. Kus kahtlusalune on? Ma usun, et see on Spring Creekil. Spring Creek. Okei, ma teen veel pilte. Kas sa vajad meie abi? Mida sa meilt vajad? 2 inimest on saanud kuuli. Nad on teel haiglasse. Nad on teel haiglasse. Ma ei tea praegu, mees. Ma lihtsalt... Tyler on teel koos nende soomusauto ja eriüksusega. Meie eriüksus on ka teel. Taylor Bigi on teel koos soomusautoga, mis on kohal. Okei, ja see saab olema veel üks video Springfieldist. Anname sellele uue tähenduse. Spring Creek Drive. Spring Creek Drive. Jah. Okei. Meil on naangoüksus, tahame lihtsalt pakkuda kõike, mis meil on. Jah, ma tean, et Tyleri eriüksus sõidab Smithi maakonna eriüksusele appi. Õige. Ausalt öeldes ma ei tea, kas ta üldse teab, et me siin väljas oleme. Marketan, take a look. Appleman on seal Rice Roadil, või vabandust, Holly Tree South Rice Roadil koos selle, mis ta nimi oligi? Tommy Goodman ja ma arvan, et keegi on Carriage Drive'il. Ei, hakka sissesõiduteel tegutsema. Vaata, kas seal on veel pereliikmeid. Tema nimi on Steven Smith. Steven Smith. Kas me teame, et esimesed õpilased jäid puuduma, sest me vaatame neid Facebookis ja ma arvan, et Kessita just saatis oma telefoni ajaloos uuenduse. Me vaatame praegu kahtlusalust sõidukit, seda Toyotat.
nii et Larry Swift nägi, kuidas see maja poole liikus. Kuule, Larry Swimford on teel majja. Nii et jah, me teame, et see on see mees. Ma lihtsalt tahan teada, kas tal on veel pereliikmeid, kes võiksid seal sees olla. Millises väeliigis ta teenis? Dispatcher. Sest ta on veteran. Okei. Kuule, ja tema on ka veteran. Veteran. Jeff, jah. Jeff ütles, et tema eriüksus on teel. Ja te kõik ütlesite talle Leitnant Hobson. Jeff Hobson! Kodu ja veoauto kuulusid väidetavalt Steven Smithi vanematele. Nad rääkisid sündmuskohal šerifiabidega. Juhtumiraporti tsitaadi kohaselt kuulsin selle aja jooksul käsiraadiost, et kahtlusaluse vanemad olid saabunud ühele blokeeritud tänavatest. Lõpuks keetas keegi käsiraadio kaudu, et vanemad olid saanud ühendust kahtlusalusega, Steven Smithiga, ja et ta kavatseb majast välja tulla. Raportis märgitakse veel, et Steven Smithi vanemad ütlesid uurijatele, et ta ei käitunud enne hambaarsti vastuvõttu kummaliselt. Nad kinnitasid, et tal oli relv kaasas, kuid ütlesid, et ta kasutaks seda ainult enesekaitseks. Ta on kus? Ta on maja tagumises toas ilmselt. Vanemad räägivad temaga praegu. Ta pea uksed välja minema. Olgu, me võime mõnega neist kohtuda. Anna Riitson teada, kui midagi teada saad. Olgu! Meil on eespool liikumine, kui ma suudan seda hoida. Kui kaua lennukil aega läheb? Umbes 5 minutit. Oota, anna talle eesmine kaamera kätte. Ei, tõmba teda siia poole. Hei! Tõmba droon lõunat välja. Tule meie juurde. Meil on reaktsioon lõunas. Ütle talle, et ta vaataks paremale. Meil on kellatorn, meil on kommunaalrajatis 2 tükki. Äknad! Ma kardan väga, kui ta peab terve öö üleval olema. Kuule, kus see kilp on? Ma nähen võtan ühendust, kui te kõik katate mind. Kuule, see on väike nagu oleks kõik üle võetud, ma ei tea, aga noad on, mis nad on. Kuule, tule meie juurde! Tagane siia poole! Tagane siia poole! Hoia käed üleval! Lihtsalt krenni tagurpidi! Darty! Me tõmbame ta sellele poole! Me tõmbame sinu poole! Tule tagasi, Darty! Darty, tagane! Mis sul on, Darty? Darty, tagane! Tule tagasi! Tule tagasi! Tule tagasi! Darty, me toome ta enda juurde! L3X04. Kõik, kas saite aru, kahtlusalune on vahi all. Kas majas on veel kedagi? Kas majas on veel kedagi? Kas keegi peab valvet? Kas su kaaslane on liinil? Kas sa tahad? Jah, pilte sellest. Kuule, Dan, kedagi teist ei tohiks majas olla. Tee üks minu selja taha! Astu tagasi, palun. Me kontrollime maja läbi. See tähendab tegelikult maja läbi otsimist, et kõik üle vaadata. Me oleme kohe siin, peame olema valmis reageerima. Jah, mul seda pole, mul pole siin kedagi. Maakonnal pole veel kogu personali, nad paluvad meil appi. Nad peaksid olema maja vahekäigu ääres. Hästi, väga hea, jah. Olgu, me oleme valmis. Mõtlesin, et lõpetame nüüd. Hästi, kõik seal väljas. Jaa. Hästi! Keakaamerad sisse! Me hakkame teda liigutama. Kõik on hästi, mees. Lihtsalt rahune maha. Kohe maja väljas. Ja ma pean nägema, et te olete valmis maja läbi otsima. Kas olete valmis? Kas teil on kilbid? Kas kilpe on? Hästi! Hästi, ma eran selle üle. Olgu, sina! Rille! Ole maakonna mehega koos. Olgu, Andi, ei! Me läheme siia poole! Me läheneme siit poolt! Tule tagurpidi. Ma pane need enda omasse.
tule siit kaudu. Mida me selle veoauto sees praegu teeme? Sinu nimi on Steven, eks? Jah. Steven, ma kohtan sind hästi, eks? Ma ei tee sulle midagi halba. Kuule, istu siia minu jaoks. On sul palav? Sinuga on kõik korras. Sinuga on kõik korras. Võta rahulikult. Võta rahulikult. On sul palav? ma higistan natuke. Kuule, ma panen kliimaseadme tööle, et siin jahedam oleks. Siin üleval on ventilatsiooni ava. ma avan ventilatsiooni ava, et hakkaks jahedamaks minema, eks? ma lasen selle akna alla. Neil on juba oma võtmed olemas. Kuule, ma jätan nad praegu siia. Ma panen selle ukse kinni, et saaksid veidi jahtuda, eks? Kui šerifi asetäitjad otsisid läbi Steven Smithi, avastasid nad, et ta kandis kuuli vesti, mille nad eemaldasid ja tõendina kaasa võtsid. Kuule, Steven, hästi, sõber. Hästi, tule siit välja. Pööra selle juurde ringi. Sa kõnni siit poolt. Kõnni selle ukse juurde. Astuge üles, suur samm. Ma näen siia. Hästi. Hei sõber, ma ootan, kuni keegi teine siia tuleb enne, kui ma ta sinult ära võtan. Üks hetk. Jah, härra. Ära võta oma käsi õrnast ära. Peame paar minutit ootama, eks? Kui soovid, võid istuda ühte neist toolidest. Head küll, see veepudel. Jah, palun. Las ma vaatan, kas saan ühe tuua. Kui ta on ülekuulamisruumi viidud, jäetakse Steven Smith üksi. Ta istub mõnda aega, siis tõuseb püsti ja uitab mööda tuba ringi, seistes sageli nurgas, kuhu ruumi valvekaamera ei näe. Umbes 1,5 tundi ruumis olnud, teeb Smith midagi kummalist. Tundub, et ta pillab midagi maha ja otsib seda põrandalt. Siis heidab ta käed selja taga pikali ja üritab seda kätte saada. Me ei saa seda teha. Olgu, sa jätsid ühe vahele. Ma pean selle ära tegema. Juukseklamber, siin, kiiresti. Jaa. See oli kotis. Kus see on? See on mu paremas käes. Tõuse püsti. Ma lihtsalt proovisin püsti tõusta. Tõuse püsti. Valmis? Pane see maha. Olgu. Jah. Vabandust, ma unustasin selle ära. Sul on see seal mingi põhjusega. Ma olen üsna kindel. Ma tean, miks. Ja ma saan aru. Hästi. Ma kontrollin, et sul midagi muud kaasas poleks. Hindan, et sa selle eelarvega nõus oled. Hästi. Sul pole midagi muud kaasas. Ei. Oled kindel? Midagi pole su saabastes? Ei. Et ma oleksin midagi kahe silma vahele jätnud. Tegelikult ma ei kontrollinud su saapaid. Kuule, istu lihtsalt maha. Väga hea, ma vaatan seda saabast siin. Vaata seda teist kiiret. Astu sellele poole, täpselt nii. Selle aja jooksul aitasid asetäitjad Smithil juua tema 3. ja 4. pudeli vett. Steven ütles asetäitjatele, et tal on janu ja ta on dehüdreeritud, kuid ta tundis ka iiveldust. Nii jätsid nad tema lähedale prügikasti, juhuks, kui tal peaks halb hakkama. Tund hiljem tulid sisse 2 naisuurijat, et teda üle kuulata. Tere, Stephen! Kuidas sul läheb? Minu nimi on Teresa Smith. Ma olen siin. Ma olen uurija Smithi maakonna šerifi ametis, eks?
see on uurija Brock. Kas sul on kõik korras? Mul on veidi võimane. Hästi, kas sa vajab vett või midagi muud? kas sa tahad, et ma tooksin sulle vett? Ja mul on natuke paha olla. Olgu, hästi, jah. Võib-olla toome sulle kohe vett. Mu õlad ja randmed valutavad päris kõvasti. Las ma küsin sult üht asja. Ütleme nii, kui ma võtan su käerauad ära. Ma ei kavatse endale ega kellelegi teisele haiget teha ja ma ei kavatse seda proovida. Hästi. Mul on sellega kõik korras, kui sina oled ka kaasas, eks? Lihtsalt tõsta see ülesse. See oli tõesti täis, ma ei tahtnud seda sulle peale kallata. Lihtsalt raputa pead, midagi tõmmati eemale. Kas sa tahad veel juua? Lihtsalt anna kõik mulle ära. Okei. No, Kuule, vaata. kui ma annan selle sulle niimoodi, siis ma ei taha, et sa oksendaksid. Jah, me ei tee seda. Nii et joome lihtsalt looksu kaupa, eks? Ma tean, et sul on janu. Hästi, vaata. Ma kohtlen sind nagu oma poega, eks? Ma hoolitsen selle eest, et sa ei oksendaks. Hästi, võtame veel ühe joogi paari minuti pärast, eks? Mõnikord, kui sa jood selle liiga kiiresti ja su kõht juba häirib sind, siis... Yeah. Noh, enne kui me kõigega edasi läheme, olgu kiiresti, ma tean, et sa oled seda juba kuulnud, aga ma teen seda uuesti, eks? Ma loen sulle Miranda õigused ette, eks? Hästi. Hästi. Nii, kiiresti. Sul on õigus vaikida ja mitte midagi öelda ja kõik, mida sa ütled, võidakse sinu vastu kohtus kasutada. Kõik, mida sa ütled, võib olla sinu vastu tõendina kohtus. Sul on õigus, et advokaat oleks kohal ja annaks sulle nõu enne ülekuulamist ja selle ajal. Kui sul ei ole võimalik advokaati palvata, on sul õigus, et sulle määratakse advokaat, kes annab sulle nõu enne ülekuulamist ja selle ajal. Ja sul on õigus igal ajal ülekuulamine lõpetada. Kas sa saad neist õigustest aru, Retši? Ma sooviksin enne ülekuulamist advokaadiga rääkida. Olgu, hästi. Nii, et sa soovid advokaati, kui sind üle kuulatakse. Kas see on õige? Me saame aru. Jah, olgu, see on täiesti korras. See on täiesti korras. Toome sulle, nagu ma ütlesin, tõime sulle vett. Kas sa vajad midagi veel? Miks sa arvad, et sul praegu iiveldus on? Ma mõtlen, kas sa sõid midagi? Ei, see võib lihtsalt olla sellepärast, et ma olen liiga palju vett joonud ja tunnen end nagu alati veetustatuna. Sellepärast ma olengi püüdnud palju vett juua, jah. Kas sa tahad enne lahkumist ühe joogi? Jah, palun. Las ma vaatan, kas ma saan selle asja korda, eks? Hästi. Hinga korraks sügavalt sisse. Ma lihtsalt ei taha, et sa liiga palju juues haigeks jääksid. See peaks sind mõneks ajaks aitanud. Pärast peaaegu 4 tundi käed selja taga raudus olemist, lubasid šerifi abital lõpuks veidi ringi liikuda. Nii et vaata ette, meie tava on sahtel. Ja me laseme sul käed käeraudadest vabastada, eks? Ma tean, et see ilmselt häirib sind. Ma olen välja nagu roll, eks? Okei. Tule siia minu juurde. Oh, jah, nad võtavad tasu selle eest, kui su käsi kiiresti ära lüüakse. Täpselt nii. Nii on hea. Tule siia. Tõmba mu suhkru. Palun. Aitäh. Las ma võtan selle sinult kiiresti ära, eks? Ma lihtsalt üritan seda natuke sinu selja tagant ettepoole tuua. Okay. Mees. Lihtsalt teadmiseks ma hakkan sind kiiresti läbi otsima, lihtsalt veendumaks, et sul poleks käeraudade võtmeid. Ei mingeid nuge.
ma tean, et nad on juba kõik jalad üle vaadanud. kas sul on midagi enda juures praegu? Ei. Ei käevõrusid ega midagi? Ei, okei. Ei, ma lihtsalt teadsin käevõru, ei. Okei. Ainult vöö. Võta vöö ära. Kingapaelad, me võtame siin vöö ära, ma vaatan seda. Me võtame sinu vöö ära sinu eest. Võta see ära. Mu püksid ilmselt ei püsi üleval. Sa saad neid käega üleval hoida, see on okei. Ma mõtlen, ära lihtsalt lase kätt lahti ja lase neil alla kukkuda. Lihtsalt võta ära. Jah, ma tõmban. Kas sa tõmbaksid selle sealt välja? Me võtame selle kohe ära. Ma võtan su kingad jalast ja siis laseme su siin natuke ilma käeraudadeta olla, mees. Ma tean, et see peab ebamugav olema. Jah, võta kingad jalast ära. Niipea, kui sa saad oma käe veidi välja sinutada. Mu käed on nii kanged. Ma panen selle lukku. Veendu, et sa paned selle uuesti lukku. Smith läheb siis tagasi ja teeb erinevaid venitusi seinte ja toolide peal, keskendudes oma õlgadele ja seljale. Ta joob ka endiselt vett. Kui uurijad viivad ta tagasi vanglasse, peab ta uuesti käeraudadesse minema. Kuid seekord pannakse talle topelt käerauad. Olgu mees. Nii, et me läheme nüüd vanglasse, eks? Olgu, kas sa tahad oma särgi uuesti selga panna? Kas ma võin tee peal tualetti kasutada? Kui me kohale jõuame, siis ma tahan, et see on sõna otseses mõttes üle tänava umbes kvartali kaugusel. Okei. Jah, see ei ole üldse kaugel. Aga seekord saame teha nii, et paneme sulle topelt käerauad. Jah, mul on 2 paari käerauda, nii et sul on rohkem ruumi. Okei. Jah, kuule, kas kõik on korras? Ei, ma lihtsalt ei ole see kunagi kõike. Pane seekord särk alla, eks? Okei. Nii on parem, anna minna. See saab olema veidi pingul, aga see ei ole. Hotellis, ma tean, see tõmbab siin natuke, aga nüüd on korras. Häldast. Ma kõht hakkab krampi tõmbama. Olgu. Me ei ole minu autos, eks. Lihtsalt tee nii, et nemad ei oleks. 2-kordista. Smithile esitati süüdistus mitme inimese tapmise eest surmanuhtlusega karistatavas mõrvas. Smithi maakonna prokurörid otsustasid lõpuks mitte nõuda surmanuhtlust. 2024 aasta jaanuaris tunnistas Steven Smith oma süüd ja talle mõisteti eluaegne vangistus ilma võimaluseta tingimisi vabastamiseks. Veebipõhised andmed näitavad, et ta kannab oma karistust Tennessee Colony osariigi vanglas Texases. Aitäh, et kuulasite seda Inside the Crime episoodi. Mina olen Elisabeth Milner ja kohtume teiega siin jälle homme uue juhtumiga.